Nii, ja me oleme jõudnud toidutesti juurde ja sel korral on meil testimisel kiirpudrud. Ja miks? Sellepärast, et ma mõtlesin, et midagi võiks olla seoses koolilastega. Ma ei tahtnud võtta päris valmistoitusid ja siis ma mõtlesin, et mida võiks testida. Ja ma küsisin oma vanemalt lapselt ideid ja ta ütles, aga miks mitte kiirpudrud võtta testimisse. Ja seda sellepärast, et kui laps tahab hommikul putru süüa, aga võib-olla jälle vanema ajagraafik ei võimalda seda või laps ei taha ise algusest peale päris putru teha, siis äkki on ka see nutikas variant, ma ei tea. Ma ei ole neid väga söönud, ma mäletan 7 aastat tagasi ma tegin naiste lehte selle testi ja ma isegi ei mäleta neid tulemusi. Kas oled kursis? Mul on kodus olemas alati paar pakki, et me ei söö igal hommikul putru. Et meil on vahelduvad sedasi puder, võileivad, kohupimad või jogurtid. Aeg-ajalt ikka teeme, et eile mul näiteks oli riisielbe puder, mida saime maasikamoosiga, aga ongi selleks puhuks, et kui keegi näiteks sööb oma võileiva või jogurti ära, siis arvab, et tahaks natuke putru ka. Aga kõik teised ei taha putru, et siis nendel hommikutel me oleme teinud ja ma olen ostnud peamiselt siis ühte eestimaist. Ja mis täpsemalt sa võid selle öelda? Veskimati putru oleme tavaliselt ostnud. Meil on ka see testimises siin täiesti olemas. Aga kuna kõikides poodides kõiki valikuid ei ole, et siis on selle võrra täitsa põnev vaadata, et mida siis veel pakkumisel on. Aga nende valik on poodides üllatavalt lai. On mingid, mida on igas poes ja on mingid, mis on ainult ühes poes. Oma tooted on ju. Jaa, aga see lett on ikkagi lai, seal ei ole ainult 1-2 toodet. See oli ikkagi päris suur erinevate maitsetega, et ma võtsin sel korral testimisse kas mustikatega, kiirkaerahelbe pudrud siis, või on meil õuna ja kaneeliga, et need on 2 maitset, mis olid poodidest vahelduva eduga olemas. See on nii tore, kuidas see maitsed kujunevad, et näiteks on Eesti üks lemmikmaitseid on ahjuõuna. Et sellest on jogurteid, kohupima kreeme, erinevad asju, jäätised, et nüüd on siis meil siin ka kaneeliõuna puder, mis ka tegelikult on see kahjuõuna maitse peal. Ongi, ja ta kuidagi lõhn tuli ka, kuigi ma pean ütlema, ma tegin need täpselt juhiste järgi valmis ja ma kohati natuke kahetsesin, et ma selle testimise võtsin, sest osadelt ei tulnud see lõhn väga hea, äkki maitse. Äkki tuleb maitses. Ja, aga siin on kõik magusad variandid. Kas sa sööd ka soolast putru? Me oleme söönud seda sellist parmesaniga, juustuga putru ja praemunaga putru, aga üldiselt meie peres süüakse moosiga. Meil läheb ka väga palju moosi aastas selle peale, et küll pannkokkide peale, küll putru peale. Aga samas ma mäletan, minu vanaisa sõi võisilmaga, et ei pannud moosi. Et see on jälle ilmselt, kuidas perekonnas on kujunenud, et igat pidi sobib. Et minul oli suvisel ajal, kui sa oled ikkagist aiatöödele, sa ei jõua väga palju süüa teha, siis ma sõin lõunaks putru, aga soolast putru ma panin samamoodi parmesani, ma panin võid, oliiviõli, mingid sibulahelbeid, mõnikord panin isegi rebitud liha, et ta oli nagu täiesti toekas toit just. Aga meil on magusad ja alustame äkki sinu poolt otsast, et ütle, millega tegemist maitseme. Minul on siin esimene puder on Linda kaerelve puder mustikatega, 40 grammi. Nii, ja ma vaatan testi spikrist järgi, see on Prismast pärit ja see maksab 50 eurosenti. Üldiselt need hinnad jäidki alla euro, siin on 2 putru olemas, mis on üle euro maksavad. Lausa. Et siis peaks mõtlema, et kas tahaks kulutada seda raha, aga see on 50 eurosenti. Siin on siis kaeraelbed 78,9% ja külmkuivatatud terveid mustikaid on 1%. Päris põnev on see, et siin ütleb pakil taga, et köögis koos Lindaga, minu tuleb kohe ette selline vanatädilik, aga pildi peal on selline nooruslik tütarlaps pikkade mustikaga toonis juustega. Nagu maitsetu. Jah, ei ole väga tugevat maitset. Ma tahaks siia kindlasti sool, see on nagu täiesti maitsetu. Okei, ta on võib-olla natuke jahtunud, sest me siin jutustasime enne, aga isegi soojalt ta ei oleks. Ta on selline... Talle ei ole soola lisatud. Siin on öeldud, et looduslik lõhna maitseaine mustikas, jutumärkides. Jah, tal on natuke nagu... Siia peaks
lisama. Liiga mahe. Või siis natuke niristada peale mett või ma ei tea, kondenspiima või moosiga süüa, äkki see moos aitab siis natuke maitset anda, tegelikult sool on ka puudu. Ja näpu otsaga soola oleks saanud panna. Nii, aga paneme äkki siia, praegu läheb see esimeseks, sellepärast see on... Meil rohkem praegu ei ole. Ja. Võtame siis otsast jälle järgmise ja see on Rimi karamelli maitseline kiirkaerehelbe puder õntega ja vaat selle hind on €5. Võib-olla kuna ta tuleb topsi sees juba, et on nagu saab matkal paremini teha. Ja salatuskatte all ma ütlen, et teine, mis maksab üle €1 on seesama jälle topsis. Aga ma mõtlen, et ma juba ostaks sellise suure pudrupaki selle raha eest. Võib-olla see natuke üle €1 jääb nõksa kalliks, aga ma ei tea, äkki maitse on... Äkki siia on lisatud soola? Siin on 83% on kaarahelbeid ja kuivatud õunatükke on 4%. Siin on ka soola ja suhkrut, nii et siin peaks olema maitset teoreetselt rohkem. Kuule, siin juba hakkab looma. Võrreldes selle eelmisega. Siin on rohkem maitset. See Rimi oma, jah. Neid õunamaitset on ka, tead, ma paneks siia peale isegi natuke kaneeli lisaks täiendavalt juurde. See, kui ma läheks matkale ja mul oleks see topsik kaasas ja oleks näljas, ma võiks täiesti seda süüa. Jah, siin kaneeli ei ole. Karamelli see, tegelikult see karamelli maitset ei tule nagu väga tugevasti välja, väga, kui ma nüüd loen, et seal on karamelli, siis ma natuke justkui nagu leian midagi. Aga pigem mitte. Aga see oli üks puder, kui ma vee peale valasin, sellel oli meeldiv lõhn. Siin oli paar tükki, mis oli niisugune väga tehislik või isegi nagu piimapulbri lõhn lõi miski pärast üle. Aga sellel oli väga meeldiv ja tal olidki kuivatatud õunatükid täiesti sees. Ja nende õunatükkidel on mõnus tekstuur ka? Jah. Järgmine on siis aksa. Ja seda aksat müüakse küll igas poes, et kus ma käisin, oli see aksa olemas ja aksal on hästi palju erinevaid variante. Ja selle hind on siis 48 €. Ja need on kõik täishinnad. Osadel olid soodushinnad, aga ma ütlen kõik täishindadega. Siin on 75,7% kaarahelbeid ja mustikaid on 3%. Lisaks on ka soola vanilja maitseainet. See on juba sool mainitud. And. Ta on niisugune mustika. Väga viisakas. Ma isegi tunnen vanilje maitset. Seda on ka mainitud. Ja kusjuures, kas esimene oli ka meil mustikatega ju? Siis siin on neid mustikatükke nagu näha, et siin selline oli, see esimene linda oli selline helevari, mis me proovisime, aga nüüd see kolmandana lindas oli 1% mustikaid, siin on nüüd 3, et see selgitab 3 korda rohkem mustikaid. Aga see oli väga viisakas. See esimene oli natuke liiga tummine ka, kuigi ma tegin täpselt nii, nagu oli juhendis antud. Et ma arvan, mitmendaks me selle paneme. Kas me paneme ta nüüd? Paneme praegu teiseks, sest siin oli need õunatükid olid hästi mõnusad siin sees. Nii, järgmine on Lidlist ostetud Crownfieldi puder. Jälle õuna ja kaneeliga. Ja selle hind oli 56 €. Siin on täiskaarahelbeid on 62,5% ja 12% kuivatatud õunu. Okay. Päris palju. Kui palju selles Rimi omas oli? Sa lugesid... Rimi omas oli 4%. Et siin on jälle 3 korda. Me teeme sellised 3-kordsed hüppeid. See on niisugune tummisem. Väga hea. Issand, see on nagu niisugune vanaema õunakoogi maitse. Vau! Õunamaitset on täitsa tugevasti. On tunda, jah. Kaneeli on täitsa tunda. Tead, mis? Ma teeks nendes küpsiseid edasi. Ütleme, kui seda jääks järgi, siis ma segaks kokku ja pistaks ahju. Mulle väga meeldib see. Jah, ma olen nõus, et see on, kuigi eelmine oli väga hea, õunaputrude, siis selle tõstaks isegi ette poole. Ma tõstaks ka ette. No tõstame. Ja seda maitset ja kuidagi, ta ei olnud vesine. Nii. Õunamaits oli palju tugevamini tunda. Jah, olen nõus. Nii, järgmine, see on nüüd selline aktiivus, ma leidsin selle Selverist ja selle hind oli €1 ja 51 senti. Täitsa mis on palju kallim. Rõbeda hinnaga, ikka
aga ta lubab siin 2-minutilist valmistusaega. Ja see on laktoosivaba, teistes on piibapulbrit Ja. olnud, et see võib siis olla võib-olla mõne inimese jaoks oluline. Nii. Kuidas need kogused on? Siin on ilusasti seda mustikat näha ka. See on ka selline lilla. On lillaga, vaata, kas sul ei tundu, et seda jube vähe on siin? Ta ütleb 50 grammi. Võib-olla see on kausi kuju selline. No. Selline. See õuna oma oli parem. Oli oluliselt parem ja minu arust oli ka aksa oma oluliselt parem. Või kuidas sulle tundub? Sa oled kaval, sa võtad kohe põld marjaga. No see linda on kõige nõrgem. Ma korra võtan siit võrdlus, ma mindeks seda. See on magusam natuke. Ütle sina oled saatekülaline. Ma arvan, et ta jääb siis praegu kas 3. või 4. koht. See on hästi keeruline, sest neil on mõlemal tegelikult see mustika maitse on suhteliselt sarnane. Et see oleks puhtalt selline tekstuuri pealt. Aga võib-olla isegi see aksa oleks natuke parem. Mina ise pooldaksin aksat, sest ta on natuke lahja ja kuidagi... Paneme siis niimoodi. No paneme niimoodi. Ja siis tuleb piib ja muidugi ka arvestades seda, mis ta hinnaks on. Jah, et see hinnakvaliteedi suhe on aksa puhul palju soodsama hinna eest on enam-vähem sama maitseelamus. Ja nüüd viimane on veskimati. Samamoodi mustikatega ja veskimatit on ka igal pool ja veskimati pakub ka väga erinevate maitsetega. Ja see veskimati maksab 58 67% kaaraelbeid ja kuivatud mustikatükk on 4%. Vaata, siin seda mustika värvi ei ole. Ei ole üldse. Ja ta on... Aga maitselt ei ole halb. Maitselt on täitsa tore ja siin ei ole nagu mustikajahu, et siin on need mustikatükid. Ja. Et kui oled eelmised 2 mustikatega putru värvusid nagu mustikatooni, ta siis sinakas hall või kui üks on nagu lillam, teine on selline hallim. Kui aksat vaadata, ta on jah selline hallikas näeb välja, aga ma välimuselt arvasin, et ta ei maitse nii hästi, kui ta maitseb. Et see oli väga meeldiv üllatus. Ma arvan, et mustikaputrudest on see kõige parem. Ja, olen nõus. Nii et see läheb 3. kohale. Ja siis on testi tulemusel, see on naljakas, võitis Crownfield, mis on Lidlist ostetud ja see ei olnud meil üldse kokku lepitud, aga Lidl on ka selle podcasti sponsor. Siis teisele kohale jäi Rimi karamelli maitseline kaerapuder õuntega. 3. kohal on siis viimati proovitud veskimati mustikatega kiirpuder. 4. kohal on aksa puder. 5. kohal on siis aktiivus. Samati mustikapuder ja kõige viimasele kohale jäi Linda kaerahelbe puder, mille mina jätaks kohe kindlasti poodi. Teised olid täitsa viisakad. Jah, täitsa üllatavad. Tegelikult oli nagu võrdlevalt seda siin maitsta, et päris suured erinevused on. On. Ja minule hetke meeldivad nagu need õunatükkidega natukene rohkem kui mustikatega. Nad on kuidagi ehedamad või kuidagi tummisemad. See õunamaitse, ma olen muidugi ka üles kasvanud vanama õunanässakatega või kuivatud õuntega, et see maitse on selline hästi kodune ja tuttavlik selline. Aga väga positiivne, et ma ütlen, kui ma neid hakkasin valmistama, siis ma mõtlesin, et issand, miks ma valisin selleks teemaks kiirpudrud, aga tegelikult oli päris tore üllatus. Ja... Et julgeb koolilastele sedasi kappi varuda igaks, küll neil on päris pikk säilivusaeg, et siis tagavaraks, kui on hommikus üldse ei taha teha, suurt putru või tahab, laps võib tegelikult ka teha koolist tulles endale väikse pudru. Absoluutselt ja sa saadki ju lisandeid lisada, pähkleid, mandlilaaste, marju, et sa saad nagu mängida veel maitsetega ja lisada ja anda toiteväärtust juurde, et ma arvan, et väga tore. Aga tead, Pille, väga kahju öelda, aga podcasti aeg on läbi. Ma nii tänan, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Oli äärmiselt tore. Ja aitäh, armas kuulaja, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit palju ideid ja inspiratsiooni. Ja ma loodan, et sa jagad seda toidusaadet ka oma sõpradega. Ma tänan Lidlit, kes on selle saate sponsor ja tänu kellele see saade toimuda saab. Järgmiste kohtumisteni!